Aga mida tähendab ESG või ESG aruandlus avalikule sektorile? Vaatame koos üle. Ja tõepoolest, ESG aruandlus on ju mõeldud ennekõike erasektorile ja avaliku sektori ettevõtmised sinna alla justkui ei kuulu. Küll aga avalik sektor on väga selgelt justkui nagu selline suunanäitaja ja eeskuju ja mängib suurt rolli kestliku innovatsiooni arendajana, uskuge või mitte. Aga tõepoolest riiklikud suunad, arendused, investeeringuotsused, mis globaalselt on juba parimaid praktikaid ette toonud, näitavad väga selgelt seda suurt mõju ja positiivset mõju, mida riik siis omab, et kogu seda distsipliini eest vedada, eeskuju mängida, investeerimisotsuseid ühes või teises suunas nügida. Ehk et selline kommunikatsiooni, teadlikkuse tõstmise roll, komponent, investeeringud, mida juba mainisin, regulatsioonid, mis meile ennekõike tulevad otse Euroopa Liidust loomulikult, mis puudutab rohelepet ja kestlikkusega seotud määruseid, direktiive ja siis ka juba nimetatud eeskuju või suuna näitamine. Ja Euroopa roheleppe all, kus siis kõik riiklikul tasandil üle võetakse, on tegelikult üle 200 direktiivi määruse, mis on siin lähiaastatel konverteerumas ja tulemas, olgu see siis kas plasti või jäätmete või toidutööstuse või toorme või kasvatamise või põllumajanduse või transporti või lennundusega seotud. Neid on tohutult palju ja see turbulents on suur, sest tõepoolest neid seaduseid, määruseid, direktiive vaidlustatakse, vaieldakse, hääletatakse, kinnitatakse, lükatakse ümber, nii et see selline segadus ka Euroopa Liidu õigusloomes hetkel on päris suur. Aga ei tasu sellest jällegi ennast heidutada lasta, sest et silmad tuleb ikkagi hoida tegevustel, millel on mõju, mis on mõõdetavad, mis on kasulikud, kestlikud kombinatsioonis ja ega planeet Maal ei ole suurt vahet, kui palju ja millal me vaidleme ja kakleme ja määruseid tühistame ja kehtestame planeet Maal ja homo sapiensil on vaja tasakaal leida lähikümnendil. Ja riigiülesed eesmärgid on ju ka tegelikult kirjas ja need ei ole kuhugi kadunud ega muutunud selles õigusloome turbulentsis. Nii et 2050 ei ole ka mitte sellepärast, et see on ilus number ja sajandi keskel, vaid sellepärast, et me näeme selles ajaaknas, teadlaste poolt on see välja projitseeritud, et selles ajaaknas on veel võimalik leevendada olulisel määral seda keskkonnamõju, kliima soojenemist, mida inimtekkeliselt siin kõik siis praegu teeme. Ja 80% peaks juba olema heitmed vähendatud aastaks 2040 ja see on ikkagi väga selgelt katsutav tulevik, et ei ole 100 või 200 või mida inimene oma elutsükli pikkuse tõttu justkui ei hooma, vaid see on kohe nüüd ja praegu, see on meie generatsioon, see on meie lapsed, kes siis kõik siin peavad ühiselt selle pingutuse tegema, et natukenegi planeeti Maa hoida toimimises. Ja eelnevalt ka mainitud need samad riigiülesed 5 strateegilist sihti, mida Eesti on sõnastanud ja nende hulgas ka jällegi ilusti olen kalligraafiliselt ära märkinud S ja G, mis kenasti seal strateegias sees on aastaks 2035. Küll aga, kui me enne ka rääkisime sellest, et miks on vaja avalikustada kestlikkusega seotud infot, et me koos seda õpikõverat kiiremini läbiks, et parimad praktikad kiiremini tekiks, et meil oleks võrreldavad andmed, siis üks selline parim praktika riigi tasandilt tuleb Hollandist. Ja Hollandi riiklik majanduskava on ringne. Aastaks 2050. Aastaks 2050 näeb Holland riigi tasandil, et nemad riigina
on ringselt toimiv süsteem. Ja selle all nad mõtlevad siis just seda, et mõõdikud on palju laiapõhjalisemad, kui seda võib-olla on ainult, ma ei tea, keskmine töötasu või keskmine eluiga või tervena elatud aastad või sisemajanduse kogutoodang või mis veel, mediaanpalk. Et kõik nii-öelda numbrilised ja homo sapiensi heaoluga rahaga seotud komponendid on laiendatud ja sinna on juurde toodud komponendid, mida me võib-olla ei oska hinnata enne, kui neid enam ei ole. Ehk need samad puhas õhk, puhas vesi, soodne kliima, mitte liiga kuum, mitte liiga külm, mitte liiga äärmuslik, mitte liiga heitlik. Elukeskkond tervikuna, loodusvarad, mulla kvaliteet, õhu kvaliteet, vee kvaliteet, sotsiaalne sidusus, turvalisus, sest migratsioon ja rahvaste segunemine ainult kiireneb. 2025 mõõdeti pagulaste arvuks 122 miljonit, see on kõige suurem arv kogu ajaloo vältel, mida on mõõdetud ka võrreldes esimese teise maailmasõjaga. Ehk et 122 miljonit, 100 Eesti täit inimest ei saa olla oma kodus ühel või teisel põhjusel aastal 2025 ja see arv ainult suureneb. Sellepärast, et üsna varsti hakkab kliimamigratsioon sinna ka oma panust andma. On palju piirkondi, mis muutuvad elamiskõlbmatuks. Vett ei ole, temperatuur on liiga suur või ei ole viljakat mulda toidu tootmiseks. Nii et kõik sellised turbulentsid või trendid või tagajärjed, kuidas soovite, hakkavad siis meie majandusmudelitesse tooni andma. Ja Holland on nüüd kätte võtnud ja riigi tasandil strateegiasse selle sisse kirjutanud, et põhimõõdikute all võetakse arvesse väga palju erinevaid komponente, mida võib-olla siiani ei ole riigi edukuses ja majanduskasvus arvestatud, sest just kui siiamaani me kogu aeg räägime majanduskasvust, aga on füüsikaseaduste vastu, et majandus saab kogu aeg kasvada, sest me toimetame piiratud ressursside tingimuses. Mis ei tähenda, et meie heaolu ei võiks kasvada. Ja heaolu tuleb lihtsalt siis justkui defineerida täpsemalt lahti. Mida me selle all mõtleme? Kas ainult summad pangakontol või kas see tähendab ka seda, et meil on turvaline olla, meil on sidus ühiskond, meil on puhast vett, meil on puhast õhku ja meil on soodne kliima. Nii et riiklikul tasandil see üha enam aktiivselt hakkab jõudma riigistrateegiatesse ja Holland kutsub seda siis laiapõhjalise heaolu nimega. Ja rohekokkulepped ka juba korra siit ühest moodulist läbi käinud on siis just nimelt need 6, mis kogu seda distsipliini siis raamistavad, annavad sellele suuna, et kuhu me peame jõudma, et ühiskond ja majandus ja loodus oleks tasakaalus, kooskõlas ja elujõulised, kestlikud, et järgmised põlved saaks ka ressursse tarbida, et planeet Maa saaks ressursse taastada. Kliimaneutraalsus, ringmajandus, puhas tööstus, tervislik keskkond, põllumajandustootmine, kliimaõiglus ja õiglus. Ja rohekokkuleppe vajadus ka samamoodi, käin veel korra üle, tuleneb sellest, et lihtsalt selliselt, nagu me oleme täna toimetanud, majanduskasvu pidevalt taodeldes ei toimi. Sajandi lõpuks meil oleks siis vaja kolme planeeti ja ma kahtlustan, et isegi mitte Marsi ülevõtmine seda murekohta ei lahendaks. Ja veel riiklikul tasandil siia lisaks Hollandile näide Singapurist, kus täpselt samamoodi on riigi tasandil sisuliselt kogu oluline nimekiri ära reguleeritud, mõõdetud, investeeritud, kust tuleb energia, kust tuleb toit, kust tuleb vesi, puhas vesi. Nii et Singapur ka üks väga hea parim praktika, mida vaadata, kuidas riik siis on otseselt sekkunud ja mõjutanud keskkonnakomponentide arengut tiheda asustusega linnastunud kõrghoonetega piirkonnas. Et see on ka päris muljet avaldav, kuidas mis kohtades ja kus on päikesepaneelid, tuuleenergiad, kuidas on
veekasutus, ma ei tea, kuidas on jahutus linnades selliselt disainitud juba projekteerimisfaasis, et see toimuks loomulikult, tekiks tuulekoridorid ja sellised jahutusmetoodikad siis puhtalt selle pealt, kus kohas paikneb maja teineteise suhtes või majad teineteise suhtes. Et jah, igal juhul Holland ja Singapur täna juba neid parimaid praktikaid ette näitavad, praktiseerivad ja näitavad ka väga häid tulemusi. Ja seesama Teherani näide veel siia, et mida siis see tähendab riigi tasandil. Ühe riigi näitel me siin lähiaastail näeme, kuidas on vaja pealinn ära kolida ja mina usun, et see kindlasti ei ole esimene ega viimane seesugune pretsedent, kus siis tõepoolest 10 miljonit, 10 Eestit inimest on vaja asukohast ära viia 2000 kilomeetri kaugusele, kus on vett, sest et täna olemasolevas asukohas vesi saab otsa. Ja sellest huvitaval kombel räägiti juba 2011, et Teheranis saab vesi otsa ja see on väga suur oht, aga tõepoolest siis seni ei ole selle jaoks ka midagi suudetud teha, et see kolimist vältida. Nii et jah, hinnatakse, et lähiaastail siis Teheran ümber riigisiseselt kolitakse. Ja veel siia siis riiklikud numbrid juurde, et Euroopas üksi Euroopa Liidu suvi tähendas 43 miljardi eurost kliimamõjudega võitlemist. Ja veel riigi tasandil, mida siis see ESG tähendab või kuhu me saame panustada, kuidas me saame mõõdikuid ise defineerida, ümber defineerida, investeerimisotsuseid teha, nügida. Kas me peame ka kasvuhoonegaase arvutama? Mustvalge vastus on ei pea. Keegi ei kohusta, aga tungivalt soovituslik, sellepärast et jällegi, et mida rohkem me ise teame enda kohta, mida rohkem meil on andmeid pildil, meil on olemas täiesti riiklikul tasandil mugavad kasutajasõbralikud tööriistad, millega me saame oma jalajälge arvutada. Ei pea kogu maailma ära arvutama, võime ka oma nii-öelda teadaoleva info põhjal arvutada tükke välja ja siis neid tükke juhtida teadlikult. Nii et jällegi, et kui kogu harjutust ei jõua, tee pool, ei ole vaja nii-öelda ennast selle suure massilise andmemahuga kohe lukku nagu mõelda, vaid vaikselt minema hakata, teha esimesed arvutused, esimesed eesmärgid oma osakonnale, organisatsioonile, ministeeriumile, ma ei tea, koolile, avalikule asutusele, vallamajale, et natukene juba ennast kurssi viia, inimestele info lähemale viia ja siis sinna peale ehitada. Et kui me seda esimest sammu ei tee, siis igal juhul me suurte tulemusteni ei jõua, nii et iga väike samm ja väike oskus ja teadmine on juba suur asi. Sest igal juhul see teadmine, oskus peab tekkima, mida varem, seda parem. Ja siit videolt leiad samamoodi paar kordamisküsimust, et vaadata, kas ja mis meelde jäi.